Nii, las ma räägin natuke laotöötaja siis õppekava kirjeldusest, et vastuvõtutingimused, Nii. tingimustes on ainult üks rida. Taotluse alusel toimub vestlus ja see on kõik. Et toimub vestlus, see on ainuke vastuvõtutingimus. Et sa enam-vähem, et saavad aru, et sa saad nagu käsklustest, küsimustest saad aru. Et too see kast. Põhimõtteliselt, et sa võiksid olla inimene ütlema jah, ok, Toon kasti. davai, strasu. Et nii palju võiks ikka osata ja nii, põhiõpingute moodulid, logistika alused, infotehnoloogia logistikas, õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, klienditeenindus ja meeskonnatöö, võõrkeel algtase inglise ja vene, lao klienditeenindus, lao seadmed ja tehnoloogiad, kauba vastuvõtmine, kaupade hoiustamine, inventeerimine, kauba väljastamine, transport, tõstukid, nende hooldus ja juhtimine ning praktika koht on ka juurde toodud, et praktika. Serjoga, mis sa arvad, kus saaks laotöötaja praktikat teha? No ma vaatasin, et Maxim otsib endale laotöötajad. Aga kujutad ette, kui hea oleks minna praktikale, siis sa ei pea isegi palka saama sellest, et sa niisama laotöötajad. Ei tea, risk. Kes mõtleb need erialased välja? Kas sa kujutad ette, kui purjus need tüübid on seal Valga õppeasutuskeskuses? Võib-olla veel rohkem purjus ka meie, nad lihtsalt naeravad paberile ja mõtlevad, kui alandava kirjelduse nad saaksid erialale välja mõelda. Mõnitava kirjelduse. See on nagu lihtsalt selleks, et inimestel oleks nagu mingi paber ette näidata, et siis valime mingid imelikud tööd.